Gert, palju õnne, järjekordne Eesti meistritiitel on taskus. Kui nüüd eelmistel etappidel konkurendid püsisid sul veidi kauem tuules, siis täna oli kuidagi teema täiesti eraldi kalendris, et kuidas see kommenteerid? Aitäh! Ei, ega mina sõitsime ikka samamoodi, võib-olla natukene kiiremini, siin eelmistel etappidel praegu tegime mingeid muudatusi ka natukene sikliga ja et võib-olla tegin vähe kätele jõudu ka, et siin viimased paar nädalat, et siin olid vigastused ja ei saa lahti nendest kuidagi. Võib-olla nüüd on vähe parem olukord. No võistles ju tegelikult ju tulevasel MM rajal, et kiirus on paigas ja kuidas rada ise tundub, et väiksed muudatused tehti silmas pidades just MM kriteeriume? Muudatusi ei tehtud, kõik oli nii nagu alati. Väga hea rada, et võib-olla MM-iks natuke mõned kohad laiemaks ja mõned lained võib-olla siin need sooloasjad ära lükata. Et see on ikkagi ju maailma kõige kõvem kompleks. Selliseid kui keegi ütleb, et kuskil Ameerikas on, ma ei usu. Ma arvan, et MM-iks on siin ikkagi üli head tingimused ja Lauri Roosiorg on ikkagi kindlasti ta teenib hästi palju raha kindlasti motocrossiga. Jutumärkides. Ta on ikkagi ulmefanatt ja siukseid mehi, ma arvan, ongi paar tükki maailmas. No see hooaeg ju MM-hooaega pole olnud. Loodetavasti nüüd järgmine hooaeg tuleb siiski hooaeg, et mis su enda nüüd mõtted ja plaanid on, et tundub, et Lariga koostöö sujub, et kas te olete juba mõelnud 2021 peale? No eks need mõtted on käinud ju sellest ajast peale, kui hooaeg ära tühistati. Et me iga päev siin natukene arutame, mis saab, et eks on, kui jälle koroonaga peaks ära jääma, siis on kindlasti nagu rohkem ma kindlasti ei jaksa, et eks ma olen ka juba 36 aastane. Võib-olla vanus ei mängigi nii palju rolli, aga kõik need taastumised asjad on ikkagi väga rasked. Ja see aasta on ikkagi, olen pidanud palju tööd ka tegema. MM jäi ära, siis olen pidanud pingutama enda teise ala peal. Mis need alad on? Ehitus, nagu ma arvan 90% eestlastest. Et eks ma olen ehitusega tegelenud juba 15 aastat ja see aasta ma natukene tõmbasin jälle kässarit maha ja tegin rohkem tööd. Et nüüd ongi väga raske sellest olukorrast jälle nagu välja tulla. Et mitu aastat ma keerasin nässu neid enda ettevõtmisi ja nüüd siis natuke taastan seda, et jälle see motocrossiga ära rikkuda. Jälle paneb mõtlema, aga see cross on ikkagi nii lahe, et ja suured toetajad on juba ütlenud ka, et nad tulevad kindlasti muga kaasa. Nagu näha, kõige suuremad. Et kui siin mõned nädalad veel on mõtlemisaega ja vaatame, mis sellest saab. Et kindlasti tahaks sõita, aga eks kui tahad jaanuaris laagrisse minna ja piirid on kinni, siis kus me sõidame? No loodetavasti ikkagi see teine laine jääb tulevata ja Euroopa vaikselt ikkagi taastub ära ja me saame sulle ikkagi järgmine aasta siin Langel MM-etapil kaasa elada. No ma ise ka loodan, et rääkisime siin Lauri Roosiorguga ka, et eks me oleme ju koos seda asja siia nagu surunud üldsegi, kui Kiviõli lõpetas, me tulime ju järgmine nädal ja Kiviõli Madis Oldiga, et tema ikkagi korraldaks selle ja Lauri oli kohe käsi ka ja nüüd kui mina nagu krossi ära ka lõpetaks, siis ta kindlasti ei ole mul nii hea sõber enam. Ma pean pingutama. No loodetavasti pingutate mõlemad ja olete ka sõbrad järgmine aasta? Jaa, oleme küll, et nii palju veel, et Lari on nagu 100% valmis. Mehaanik ka juba vaikselt hakkab sulama, et nüüd on veel mul paar asja peas korda ajada, et ega see ei ole lihtne seda MM-i sõita, aga kui ikkagi poodiumile tuled, siis on ikkagi üliäge. Aga aitäh selliste ägedate elamuste eest ja edu järgmisel hooajal. Aitäh, palun.